Tere, Krista! Tervist! Me oleme nüüd siin Okos ja selles ilusas restoranis 3. korrusel. Naudime seda vaadet ja mul on hea meel, et ma sinuga sain tuttavaks täna, et me kohtusime. Täna ma tahaks sulle öelda, et sa oled vaimustav naine. Mulle meeldib juba see algus. Sa oled ilus, sa oled edukas, intelligentne. Kuidas need samad omadused aitavad sind dating maailmas, kohtingute maailmas, oma suhetega? Üldse ei aita. Ma tänan sind, need on nii toredad sõnad, nendega tahaks ju hommikul ärgata ja öelda endale iga päev, neid peabki ütlema iga naine endale, et sa oled ilus, edukas, intelligentne ja huvitav ja lõbus ja sõbralik ja kõik, aga võt dating maailmas ei ole see mulle küll väga palju edu toonud, et millegipärast seal on nagu mitu suunda, mis läheb viltu. Vahest on see, et on põnev, ma olen nii põnev, siis saadakse muga tuttavaks, siis ma olen ju nii põnev ja mind on nähtud siin ja seal ja tahaks ju lähemalt tuttavaks saada ja siis kui saadakse tuttavaks ja saadakse aru, et ma kodus olen ikka täpselt sama naine, krunn peas ja hommikul on hambaid vaja pesta ja lööserdab ringi ja on rippuvad dressipüksid ära, siis ei ole enam nii põnev. Et kas sa arvad, et mehed otsivad siis nii-öelda tegelikult sinus alguses, mida nad näevad, nagu seda põnevust? Mul on niisugune tunne ja ma ei tea, mida mehed otsivad, eks kui ma teaksin, siis ma istuks hingida. Aga mul on endale selline tunne, et jah, nad nagu sõidavad sellest, need säravad lokid ja see power ja siis see lõunamaa veri, nii eksootiline, kõik see ei. Ja siis ta on lihtsalt siuke tusserdis seal kodus on ja lõhistab oma jalgu järgi ja käib oma koeraga väljas ja ei viitsi süüa teha ja ma ei tea, istub rõdul ja vaatab pilvi, et võib-olla see, et siis ma ei olegi nagu nii põnev. Tegelikult ma olen. Aga teine variant on siis muidugi see ja see on olnud nagu see avaliku elu periood, kus ikkagi väga paljud suhted on läinud sellepärast, nad ei pea vastu sellele tähelepanule. Mina olen natuke selline naiivne ka, et mulle meeldib kohe, kui mul keegi meeldib, ma tahan igalt poole minna, lähme kohe reisile ja tuleme ka kaasa ja tuleme ka sinna piole ja siis on kohe lõk pildid. Inimene saab tohutult palju avalikku tähelepanu, siis ta on kindlasti paljudel hambus ja kui ta ei ole seal karjunud või ta ei ole tegelikult soovinud seda, siis on temale väga häiriv. Ja siis on veel seltskond inimesed, kes arvavad, et võiks ju niisama kokku saada või tule läbi või ma hüppan sinu arust läbi siis, kui väljas on pime aga ärme jumala eest seda avalikuks too ja see on nagu selline periood minu elust möödas, aga see oli ka nagu kurb ja haiget tegev, et kui ma olen sinu arust nii võluv ja põnev ja tore, siis miks sa mind varjad, jällegi see avaliku elu selline taak. Aga nüüd on need probleemid lahendatud mulle, et nüüd võtad elu ju nagu teistmoodi, mul on siuke äge vanus, et täna on nagu nii, et ei taha mul ükskõik, et selles mõttes minul on nagu nii palju tegemist, et üks päev keegi väga tore meesterahvas saatis mulle ühe toredu siukse mõttetera, et pikalt vallalise naisega kohtingule minna on päris keeruline. Sellepärast, et kui sina mõtled välja, kus sa ta kohvil tahad kutsuda, on tal parajasti teine mingi Himaalaja matk või 6. kontsert või ei ole teda kodus, sest ta on teinud endale tohutult tiheda eluprogrammi. Ja see on paratamatus, sellepärast, et kui sa õpid iseennast armastama ja endaga elama, siis tegelikult see elu nii põnev ja siis hakkab tekkima pigem nagu see väike mure, et kus ma selle meie jaoks sinna aega leian. Et ma pean selle aja sinna sättima, sest elu on lihtsalt nii kiire ja tempokas. Kas praegu on sinu elus see koht, kus sa tegelikult tahad suhet üldse või suhet luua või kus kohal sa hetkel selle enda soovidega suhte koha pealt asud? Ma ei tahaks nagu kogu aeg üksi olla, ma tahaks kellegiga jagada, sest vahepeal on väga nagu igatsen seda, et tahaks nagu toetada pea kellegi õlale ja siis nagu võib-olla öelda, mida ma tunnen või mis mul täna oli hästi või mis oli halvasti, et nagu kogu aeg on see, ma ise räägin iseendaga ja oled nagu iseendale toeks, et selles mõttes on üks äge, tugev vägev mees oleks ju võrratu, et seda külge ma väga igatsen.
ja deitimist lihtsalt just sellist, saame kokku, lähme teeme midagi. Ma olen väga ju seiklusi, ma olen ambur, ma tahaks näha, ma tahaks kogeda, ma tahaks ronida, ma tahaks turnida, ma tahaks, ma ei tea, sõita, tuul puhub juust, mul on nii palju asju, mida ma teha tahan, eks, ja mul on tundub vahepeal, et vanus tuleb siukse hooga peale, et mul on nii kiire neid asju kõike teha, et tahaks kellegiga seda kõike teha. Et see on põhjus, miks võiks olla suhe. Aga mis puudutab nagu sellist väga tõsist kooselu, selle kohta ma praegu ei oska küll midagi öelda. Ma olen pigem nagu sellises katsetusperioodis oma elus, kui ma pool oma elu võib öelda, terve oma elu on minu suhted sellised, et ta tuleb mööda tänavat ja ma olen kohe nagu käpuli maas ja mul on nagu kõik kirg taevas ja siis läheb kõik niimoodi tohutu kiirusega ja siis see kõik nagu kerib maha ja läheb jälle lahku ja need suhted ei ole väga pikad. Siis nüüd ma otsustasin, et ma võtan aega äkki kellegi jaoks või kuulan, mis neil öelda on või vaatan, kas on päris tore inimene või on lihtsalt mingi luhtikusti, et võib-olla nagu võtaks nagu aeglasemaks selle tutvumisest suhtest tõsiseks nagu partnerluseks perioodile ja vaataks, kas kuskilt nagu klikkab midagi muud ka, kui see meeletu kirg või see põnevus, et nii äge ja kõik. No, kui ma sind vaatan ja kuulan see karismaatilisus ja see energia, mis sinust nagu plahvatub või see kuidagi, seda on palju, et mõelda lihtsalt Eesti meest, nagu keskmist Eesti meest, et ma püüan teid nagu sellise keskmise Eesti mehega püüan teid kahekesi nagu kuidagi kõrvuti panna siin oma nagu visuaalis ja mõtestada siis, kuidas see Eesti mees tegelikult sinu energia ja selle karismaatilisusega ja kuidas ta toime on tulnud või noh? Väga hea küsimus. Pigem ma olen ka proovinud olla suhtes välismaalasega. See on nii väsitav, nii väsitav. Ma olen ise ju perest, kus mu isa on pärit ju Batumist, sündin Batumis, ehk siis tegelikult mul on ka seda Armeenia-Türgi verd ja mu terve elu lapsepõlves oli ju, nägin oma vanemaid, kellel oli pidevalt need mingid kultuurilised erinevused ja siis see nagu teineteise mõistmine läks lappesse, mitte sellepärast, isa räägib mulle eesti keelt väga hästi, võid lihtsalt ta mõtleb teistmoodi, eks ju. Ja siis mul oli suhe välismaalasega, isegi 2 suhet olen katsetanud välismaalasega ja mul tuli äkki tohutu igatses mingi, ma ei tea, teha mingit roppu venekeelset nalja või lihtsalt nagu laulda mingit, ma ei tea, mingit totakat Eesti lorilaulu või mingi hetk, kus sa saad aru, et see ei toimi. Et see on nagu see põhjus, miks mul ei ole neid välismaalasi, ei olnud nii palju elus. Ja eestlastega on ikkagi see, et see ongi nagu probleem, et ta, nagu ütles kunagi mu tütar, ema, sind on nii palju. Ja see ei ole nagu tahtlik, et ma nüüd tulen ja ma tahan, et mind on palju. Ma lihtsalt olengi nagu selline, võib-olla selline hästi, mida on nii palju, ma tean seda. Aga siis ongi nagu see, et ma ei tea, proovi katseta, äkki meeldib ja üks Eesti mees, kes on selline enesekindel ja endaga rahul ja laseb naisel särada ja tunneb uhkust oma naise üle, ma ei näe üldse põhjust, et see peaks olla probleem. Ei tohikski olla tegelikult ju. Tegelikult see, mis sinus ju on, see ju võikski olla ühele inimesele ju selliseks plussiks või ühtepidi ju tahetaksegi, et et mu naine oleks elurõõmus ja nii edasi ja seda sinul ju praegu ju täielikult näeme, et on. Et see elurõõm ja kõik see, et kas sa suhtes nagu mingil hetkel tajud, et seda nagu see alguses välja tõid, et hästi hinnatakse ja kuidagi seda väärtustatakse, aga siis mingil hetkel see kuidagi siis vaibub ära, et samas ka nagu tegelikult, kui seda energiat on nii palju, aga kodus sa tahad siis nii-öelda võib-olla just nagu natukene vaiksemalt. Oi, palju vaiksemalt. Et see ju samas tasakaalustab või balansseerib sinu enda elu, et kuidas see nagu sinu kaaslasega nagu ühtib või miks selline nii-öelda hirm selle ma ütleks hirm, ma pigem nagu näen, ma juba nimetan seda hirmuks. Miks mehel võiks selline hirm tekkida sinu selle energia taltsutamisel, kui ta näeb, et su kodus on tegelikult ju see balansseeritud või? Ma ei tea, miks see niimoodi on, sellepärast, et näiteks kui ma olen suhtes, ma siis ringi ei rapi ka, eks ma ei ole üldse pettetüüp, ma olen väga-väga truu selles mõttes, et kui mulle keegi väga meeldib, siis mulle täitsa piisab sellest. Aga sa pead hakkama saama näiteks sellega, et kui
nüüd on asjad nagu muutunud, aga siis ütleme, kui oli see minu see periood seal olla kroonikas igal pool, et tegelikult kui sa lähed muga välja, ega sa mind ei näe ju, selles kõik suhtlevad, ma olen nagu ja siis ma alati seletasin ka, et aga ma olen ju tööl tegelikult osaliselt, ma olen nii kui ma uksest välja astun kodust, ma olen tegelikult tööl. Ma suhtlen, see on minu ülesanne, läbi suhtlemise tulevad mulle lood, läbi suhtlemise tulevad minu kontaktid, eks ju. Ja midagi polegi teha, sa peadki olema lihtsalt rahulikult kannatama selle minu trampimise seal välja ja siis ma tulen rahulikult tagasi, me saame jätkata, et kui sellega hakkama ei saa. Et mul oli ühel hetkel elukaaslane, kes alati ütles, et ma sinna peole ei tule, tee kõik oma need tegemised seal ära, ma tulen Aftekale. Et siis on juba tead chill ja kõik väga äge. Ja mul ei olnud vaja mõelda selle peale, et oi issand, kuidas mu elukaas ennast tunneb. No tegelikult on ükskõik, ma olen tööl, eks ju. Et kui sa tunned ennast halvasti, siis ära tule ja kui sa tunned ennast hästi, siis tule ja vaata, kuidas ma töötan näiteks. Et mina ei tule ju näiteks, ei lähe ju mehe juurde töö juurde ja ei hakka mossitama seal, et mis see koos olek nii kaua kestab siin ja kaua te need mehed siin istute ja midagi te ei joo ja ma ei tee ju sellist asja. No. Siis ära tee seda ka minu näiteks selles avalikus ruumis, kus avalik ruum oligi minu nii-öelda töö tulemus, eks ju. Kui sa avalikus ruumis suhtled, kui sa avalikus ruumis kontakteerud, siis sul tulevadki suhted ja lood ja inimesed usaldavad sind ja ainult nii see maailm, kus ma olen siis kõik need viimast 20 aastat pöörlenud, noh, nii ta ju toimibki. Aga hirm, no kodus jah, et ütleme, mina ei tea, võib-olla ja teine asi on see, et olles nii jõuline, eks ju, võib-olla ma tõmban äkki ja ma ei taha seda teha, võib-olla mees ei tunne ennast enam mehena. Aga minu mõte ongi just selles, et näiteks, mida ma olen just oma klientide puhul ja üldse naistega suheldes nagu pannud tähele, et me Eesti naistena, mis paljud naised ütlevad, et me lähme suhtesse, me tõmbame ennast alla. Automaatselt me hakkame nagu mõtlema, et jumala eest, et ma talle sobiks või et ma meeldiks, ma ei ole enam sama äge, ma ei saa olla sama äge, nagu ma olin enne. Et nagu see muutus ja muuseas see ei ole ainult olnud nagu minu kogemus kunagi mul endal, vaid ma olen pannud tähele, et paljud ütlevad seda. Et kuidas see sinul? Olen teinud seda kõike loomulikult, et sul tuleb, sa lähed mehega välja, sa käitud teisiti kui näiteks sõbrannadega. Et, aga see on paratamatus, see tuleb ju mingis teatud vanus, tahad olla oma mehele naine, sa tahad, see on minu abikaasa või tead, et siis annan talle selle koha. No täna ma nagu vilistan sükse asja peale, ma olen nagu selles mõttes nii teises kohas oma eluga, et kui ma pean hakkama kellegile positsiooni pakkuma või tema olukorda nagu parandama, ennast pisendada, siis ma seda kindlasti ei tee, et ma tunnen ennast nagu sirge seljaga inimesena, ütlen, aitäh, tule ära, tule, mul on nii palju tegemist, ma põhimõtteliselt sobibki täpselt 18, 15 kuni 19, 35, kui sa selle ajal helistad, ma juba läksin, mul on juhtuks plaanid tehtud, aga see saab juhtuda ainult siis, kui sa jõuad sinna 50, nagu mina olen täna üle 50. Enne seda me tegelemegi hommikust õhtuni nende suhete nagu vormimisega ja me kõik tahame tegelikult, et me kõrval oleks mees, kes tunneks ennast hästi ja siis hakkavad Eesti mehed jonnivad. Appi, kui kohutav see on. Ja nad jonnivad sellistes kohtades, et sa mõtled, et see ei ole võimalik, et äkki siis tead nagu poisikesed trambivad jalgu üks, kus ma alati jälgisin. Hea on ju targutada, kui sa ei ole ise pikas suhtes, aga mul on palju sõbrannast, kellel ikkagi on väga pikad suhted. Ja mul oli vahest selline tunne, et nad hakkasid siis jonnima, kui naise oli liiga hea. Jah, mis asi see on? Ma mõtlengi, et kui naise energia nagu voolab ja tal on väga äge olla, ja naerab, lõkkerdab, siis hakkab see tirimine või jonnimine, lähme koju või et mis sa naerad nii kõvasti. Sa nagu äkki sul hakkab see hirm. Äkki on liiga äge, ilma minuta. Või äkki minuga sa ei ole seotud, sa ei suuna selle äge. Miks sa naerad nendega nii kõvasti, aga sa minuga kodus ei naera või kui sul tundus olevat liiga, mis oli, ma toon näite, me käisime kunagi klubis ja siis mul üks väga tore sõbranna küsis mu käest, et kas sul on ka kokku lepitud kellaaeg, et mis kell sa kodus pead olema? Mõtlesin, et kas sa lolliks lähed? Nii harva, kui ma tulen ilma oma elukaaslaste välja, see veel puudus, et ma peaksin ütlema keset tants, et oot, ma pean kell 3 kodus olema, sest kui ma veerand 4 jõuan, siis ma nagu saan riielda. No rahunege maha nüüd. Ja siin peaks olema ju tegelikult suhtes nagu täiskasvanud. Oota, minu hommikul kohviga, kui ma 7 küsin, et tšau, Muiska, kuidas sul läks, et keda nägid? Väsinud ka või? No kui pii magama, ma lähen tööle. Anna see võimalus. Ja kui sa ükskord seda teed, eks mul on ka see, et anna mind vabaks ja ma ei lähe mitte kuhugi. Aga see toimib ja see päriselt toimib. Tegelikult Eesti naised on ju truud
mina tähendab, kuulan nagu enamus on ju selles tahavad just seda, et mehed ka ju on tegelikult noh, selles mõttes see mingi ring ja teine asi näiteks, kui me räägime truudusest, mis on nagu lihtsalt naeruväärne mõelda, et sul on elukaaslane ja te olete koos ja siis ta läheb ja on kellegi teisega. Ja siis ta nagu tema arvab, et ta võrdleb seda inimest minuga. Minu pärast võta oma 7 asja ja mine, sest kui see naine on sulle parem, siis tegelikult ma soovin sulle ainult head. Ma ei saagi, mind võrrelda ei ole mõtet. Ma ei hakka elu sees võrdlema, elama kellegi koos ja mõtlema, et no tegelikult see minu sarmuke, no tema on ikka nagu tore, aga see minu mees on ikka tossik. Ei, nii tohi teha, istu maha oma mehega. Ütle talle, et mul on nii kahju, aga minu arust oled sa tänaseks tossik ja lähme laiali. Ma soovin sulle kõike, et meil on kõigil, ma loodan, kusagil keegi. Ja kui me hoiame kinni suhtest, mis ei toimi või me teeme selle suhte kõrvalt endale suhte, mis on nii jõhker, noh, selles mõttes, et kuidas koju tagasi lähed, siis vaatad oma mehele otsa ja miks sa taga siis koos oled. Ma saan aru, et finantsilised asjad ja kõik, mille pärast seda kõike tehakse, aga ma ei tea, minu suhted peaks olema suht sirgjoonelised. Kas me oleme koos, sest mina ei ole inimesi ei ole, aga ma arvan, ma olen nii kaua elus inimestega koostööd tööd teinud, et ma loen inimesi nagu raamatut. Ja tegelikult alati, kui me oma sõbrannadega või kellelgi on mingi issue või probleem, tegelikult on ju ainult üks küsimus. Kas tahad olla koos või ei taha? Ja kui see vastus on jaa, no siis tuleb minna aidata, lahendada, otsida lahendusi, leppida. Noh, kui ei saa 8 enam hakata võtta terav. Kui sa ütled ei, noh siis ju jumal hoidku. Meil on terve elu ees. Miks me peaksime nagu olema koos inimesega, kellega ma ei taha olla, kes teeb mulle haiget, kelle juures kui ma olen õnnetu. See võtab aega, see arusaamine, et keegi teeb sulle liiga. Aga kui sa selle arusaamise ära tunned, siis minust, ma ei tea, kiired jalad. Miks naised üldse kannatavad kaua või lükkavad edasi või ei ütle seda eid varakult või ei pane paika seda, et jah, mul ongi nii palju energiat. Ma olengi tegelikult väga edukas ja karismaatiline edasi. Et jah, selline ma olengi. Et miks tegelikult seda ei öelda nii juba sellises kohas, kus nähakse, et mees ei suuda seda energiat taluda ja võib-olla püüab jonnimisega, ehk et siis ka passiiv-agressiivsus või selline väikse lapse moodi saada see tähelepanu endale, et siis naine ju sellest säravast hiilgusest peab minema nagu automaatselt sellesse, et mis mu mehekesel viga on, et ma teen nii, et jumala eest, et ära ei lähe. Miks? Aga võib-olla ikkagi sellepärast, et see inimene meeldib sulle. Sellepärast, et kui ütleme niimoodi, et igasuguseid suhted on ju, et kahjuks alati suhtes võidab see, kes armastab vähem. Ja kui sa päriselt kedagi armastad, siis sa ikka nagu tahad ju, sa ei taha seda probleemi, oleneb. Mina ei taha konflikte, ma olen nii nõrk konfliktides. Midagi peaks juhtuma mu tütrega, ma lähen nagu ema lõvi, lendad läbi seinte, midagi mu vanematega, midagi mu sõpradega. Kui asi on minus, siis ma olen nagu väike kassipoeg, ma ei vaidle, ma ei kakle, ma ei suuda enda eest seista ja seetõttu, kui on mees, kes hammustab selle läbi ja leiab võimaluse, kuidas mind rünnata, siis ta mul päris hästi, siis ma olen tal peost selles mõttes, et saab päris kaua seda teha, sest ma ei taha konflikte ja konflikti vältimiseks ma olen nõus ütleme, hea küll, vot, ja ma arvan, et see on üks, miks naised seda viga teevad. Et selle asemel, et saata see mees puu taha sel õhtul, ta ütleb, ei taha mina seda probleemi täna, ma panin ilusa kleidi selga ja tegin soengu, ma tahan siin olla, et kui ma nüüd natuke maha tõmban, siis ta raurab maha saama kaua, ma olen õudselt kurb, aga see on manipulatsioon. Ja seda ju inimesed õpivad ju kuni, ma ei tea, doktorikraadini välja. Ei tea jah, et kahju ja, et ütleme, paljudes juhtudes ongi nagu see, et mingil hetkel ma näen, et mehed, seal on selline mäng, mulle tundub minu puhul, et nagu mehed vist tunnevad, nad ei ole piisavalt mehed, nii kui nemad tunnevad, nad ei ole piisavalt mehed, võtan mina veel rohkem juhtimist üles, ma ei viitsi oodata üllatust, mida ei tulegi, vaid ma teen ise selle üllatuse ära, ja siis nad ei tundu ja siis nad hakkavad jonnima ja siis ma kannatan natuke seda jonnimist ja lõpuks on see, et me lähme lahku, sest et see asi lihtsalt ei tööta enam. Teine probleem on see, et mul on olnud hästi palju elus palju nooremaid boyfriende, sest ma nagu oma unustega ei oska nagu suhelda. Kui palju nooremaid? No palju, minu viimane suhe oli 5 aastat ja 22 aastat noorem, et see oli päris suur vahe. Aga see oli väga-väga äge suhe. Väga äge.
sealt ma õppisin rohkem, kui ma üldse kunagi olen õppinud. Mis õppisid sealt? Igasuguseid asju. Ma nagu selles mõttes, et palju asju, mis olid nagu üle võlli toredad, kuna ta oli nii ehe, aga ka need väga helged hetked, et siis kui selline katkine hing päriselt hoiab ja armastab, siis ta nagu päriselt hoiab ja armastab. Ja see on nagu hästi võlu. Ja muidugi truudus. See oli nagu suhe, kus ma ei oleks mitte iial pidanud mõtlema selle peale, et on isegi mingisugune variant. Ja tema käest ma õppisin seda, et pole vist tegelikult ikka absoluutselt mõtet, lihtsalt ole suhtes, ole truu. Tema õpetas mulle selle ära, sest et pole mõtet mängida lolli. Et kui on nii suur vanusvahe ka veel, siis mida see enam on, et pigem oleme koos, nii kaua kannatame ja siis lähme, eks. Ja tema puhul, mis ma veel õppisin ja selle ma tahaks võtta kaasa terveks eluks, oli küll see, et kui meie vahel oli mingi vaidlus, kaklus, intsident, siis me kaklesime kirglikult selle asja pärast. Oleks keegi sel hetkel küsinud, et oot, mis teil toimub, kus te tahate lahku minna, siis ma oleks rääkinud, ei, see ajab närvi, aga see mitte kunagi ei olnud kahtluse all meie suhe. Lihtsalt see probleem oli vaja praegu nagu ära lahendada. Et see mulle meeldis, et sa julgesid kakelda nii, et talrik lendab, see oli, et sa saad, et sa julged kakelda. See ei ole see, et sa mõtled, et kui ma nüüd veel ütlen, siis ta läheb uksest välja, läheb ära või jätab mu maha või et me lähme lahku. Seda ei olnud mitte kunagi laual. Et see oli äge. Võib-olla see ongi üks selliseid omadusi mehes, mis võib-olla pakub naisele seda turvatunnet. Kindlasti. Mis see, et sa ei jäta mind maha sellepärast, et mul on arvamus või ma tahan sinuga vaielda või ma tahan seda, et vaidlus ja konflikt on või ma ei ole sinuga nõus. Ja ma ei ole sinuga nõus, sest et ma tahan, et mul oleks siin suhtes nagu koht, oma sõna, et see turvatunne ilmselt võis olla midagi sellist, mis siin selles köitis. Ja see köitis, jah. Aga see noortega on partamatult lõpuks see, et ega mingil hetkel sa nagu väsid ära sellest toores suhtes, sest ta lihtsalt kuidagi kuskil saab paratamatult olla jõuline naine, hakkad mingit ema rolli nagu võtma üle, mis on nii nõme. Sa hakkadki nagu... Kuidas ema rolli võtad siis? Kuidas see käib? Ma ei tea, näiteks mingil hetkel hakkad nagu, et ei saa niimoodi ja hakkad veel targutama ja kõik, et siis on tule taevas appi, see ei ole mu laps, see on mu mees. Kas ta tundis selle ära, teda häiris või? Teda häiri, mind häiris. Ja ma nagu kõrvalt mõtlesin, et see pole viimast. Ja siis lõpuks, kui ma talle ise selle ükskord välja ütlesin, siis ta hakkas muidugi ütlema, kuule ära hakka mulle mingi ema juttu ajama praegu. Et see oli kõik nii lappes. Aga sealt oli hästi palju kaasa võtta ja see oli nii jabur suhe, sest tegelikult tal oli minu ja mu tütre vahel oli 10 aastat. Nii et pereliige kui selline eluks ajaks, eks ju. Et selles mõttes, et ta tuli meie ellu siis, kui mu tütre oli väga raske teismelise iga. Nii et selles mõttes meil oli nagu minul oli tast kohutalt palju tuge ja mu tütre oli temast veel palju tuge, sest ta oli nagu vanem vend, kes käis ja päästis ja lahendas, eks ju. Et ühesõnaga. See oli suhe, mis jätab jälje eluks ajaks, aga nüüd ma ei taha teda näha ega kuulda. Me oleme jõudnud järgmisest etappi, kus ma ei taha nagu... Kas lõpp oli kehva või? Ei olnud, lõpp oli ka okei, aga nüüd, et see lõpp venis nii pikalt ja nüüd ma olen küll siuke, et mine ja ela oma elu. Kas need suhete lõpud, kui nad venivad, siis kas nad on sinu jaoks ka nagu laastavad või väsitavad? See suhe küll, jah. Sellepärast, et meil oli nii palju põhjuseid, miks me ikka veel nagu suhtlesime. Sidus palju asju siis tütre kaasa? Kuidagi sidus, lihtsalt emotsionaalselt sidus nii palju asju, et isegi kui me ei suhets, me hakkasime jälle otsast pihta suhtlema kas või kaugelt või temal tulin ma paljudega jutuks, siis ta millalgi ütles mulle, et vihastasin selle uue pruudi peale, ma kohe ütlesin talle, Krista poleks kunagi nii teid, pole kui jumal võitku ära tee seda, et see on kõik hullem asi. Hakkas võrdlema. No ja sama oli mul ka paratamatult, aga nüüd ma lihtsalt nagu jõuga nagu lõikan neid nööre läbi, et aitab, et kaua see ikka nagu, see on 3 aastat läinud. 3 aastat tagasi lõppes suhe, me ikka suhtlesime veel kuni, ma ei tea, 6 aega tagasi, aeg-ajalt niimoodi arutasime, meil oli kohe midagi rääkida, et tegelikult sa ei tohi seda teha. Tee nagu clean cut, sellepärast, et sa ei lase oma ellu mitte kedagi teist, kui sul on kogu aeg jõlgub mingi see koht on nagu kinni. No on. Kuidagi, kuigi sa ise teda ei taha, tema sinuga enam koos olla ei taha, kõik see on laual ja sa ikka suhtled, siis pole vaja. Et see
aga samas ükskõik, kuidas me ei proovi teha lõige või lõpetada suhe või minul veel blokin numbri. Tegelikult see suhe lõpeb siis, kui ta lõpeb. Sa võid teha, ma ei tea, oma kogemus ütlen, ma ei tea, ma võin minna piisaratega, ma võin paluda tagasi, mida iganes seal elus on. Ja ühel päeval sa lihtsalt oled nagu, okei, nüüd on kõik. Ja mõnikord on vaja need etapid ikkagi läbi teha, et neid ei saa nagu ära jätta. Ei saa jah, sellepärast, et siis sul jääb kas okaskurku, sa pead midagi ära lahendama enda sees või kasvama suuremaks või saama mingist valust, et eks neid haigeid tegemisi on elus nii palju olnud mul. Eriti just sellepärast, et ma lendan pimesi suhtesse ja mina olen kohe nii õnnelik ja nii armunud ja siis tuleb see wow, on ju, Enne kui me vestlesime, sa just ütlesid seda, et sa püüad nüüd ennast, sest et sa lähed nüüd uuele teidile, et sa püüad nüüd nii-öelda mitte hakata organiseerima, mitte ütlema, mitte tegema. Miks see tehnika on sinu jaoks nüüd nii-öelda selliseks kujunenud või miks ma selle nüüd teen? Ma mõtlesin, ma proovin, sest et vastasel juhul on see jälle jada sellest, kus ma olen nagu ämbrisse astunud korduvalt, et juba eile ma sõbrannal ütlesin, ma ei tea, kas ma peaks talle helistama ja küsima, mis siis homme saab. Ja siis ta ütles, et vaata, et sa ei helista, jätta järele, et sul on homme endal tegemist. Ta ütles, et te lähete õhtusöögil. Mida sa jälle organiseerid? Ja siis mul oli nagu veel mingid argumendid, siis ma juba ise rääkinud. Ma ütlesin, oh my god, ma lihtsalt nagu, okei, vana penise väga ümber ei õpeta, aga vähemalt ma proovin. Ma ja nagu ei helista, ei küsi, küll saab. Ja sest ta korra küsis mu käest umbes, et me ei tea, tegime mingid sellised kallistamise, suudlemise nalja. Ma ütlesin, pidime sööma minema. Ja siis kas see on nüüd see hind? Ja ma olin kohe, et ei, see pole mingi ilm, ma võin ise ennast toita ja ise ka õhtusöögile minna. Tänan nägemist. Ja käis kohe mul niuke reaktsioon. See oli siuke, et ma ütlesin, me tegime nalja, et palun vabandust. Mul oli kohe siuke, oot. See läks nagu kaitsesse või? Ma läksin kohe kaitsesse, ma lähen ise sööma. Mul 100 aastat söögi vaja, kui sa küsib, kas see kallistamise hind on õhtusöök. Jesus, paljast põlema oma kallistusega. Ma lähen söön oma kõhu täis kodus ja vaatan telekat. Aga tegelikult see ei pruugi alguses, kui sa ei ole tuttav inimeseks, see ei pruugi alguses tunduda, et see on nali. Jah, aga me olime terve selles mõttes sel teemal lõpp. Ühesõnaga, nii jabur, et kui kaitses ma olen ka mingil määral, ma ei taha enam haiget saada, ma ei hakka saada. No, mis on sinu jaoks see haiget saamine, kui valus see üle saamine sinu jaoks oli? Mõnikord on see nii kaua, et sa oledki kaitses. Mõnikord on see nagu nii-öelda pehmem, et kas need haiget saamist on sinu jaoks olnud niivõrd tugevad? On, ma olen ikka mitu korda, mitmel puhul elus saanud väga haiget. Mis need on? Mis sul on haiget teinud? Mis on kõige valusamad asjad või sinu triggerid või mis sinul on seda valu tekitanud? Ikkagi mingil määral, nad on kõik võiks panna ühe sõnale reetmine, mingis versioonis reetmine. See ei pea olema petmine, eks ju, sest petmine ei olegi minu jaoks nii valus, sest see on kohe minek. See tekitab mul pigem selle, et näed, vähemalt üks mees veel, kes leidis unelmata naise kuskil, et mina ei ole see naine, kes läheb kotiga kedagi mehest peksma keset õllepaari, tu leidid koju. Läinud. Tore on, et leidsid, et ma ei, et kui see on sinu naine, keda sa vaatasid ja kelle puhul sa ei mõelnud selle peale, et sa mulle haiget teed, siis palun, anna võtti mine. Et see on nagu lihtne, aga muud moodi reetmised. Nagu mis need on? Mina ei tea, ma ei oska öelda. Kuidagi reedetud tunne tekib võib-olla siis, kui sa lased endasse täielikult armuda ja sa lased mul olla õnnelik ja sa lased mul nagu juba minna oma nagu kogu keha ja pea ja tunnetega mingisse suhtesse ja siis sa teed mingisuguse otsuse, et tegelikult vist ikka nii ei saa või mul olid tegelikult teised plaanid või tead siukene nagu, et ei ole nagu mahajätmine, aga pigem selline, et kuidagi liiga ruttu tõmbab siis tagasi. Jah, et siis tõmbab tagasi. Nüüd ongi küsimus, kas ma lihtsalt sõidan nagu tank üle inimestest, on ja pigem ei, sest pigem ma olen nagu, mul ei ole, ma ei mängi. Ja kui ma ei mängi, siis võib-olla ma ei ole see saak, eks ju, mis on nagu, mina on jahimees, naine peab olema nagu saak, ära anna ennast kätte, ma ei oska seda. Ma ei oska seda mängu, ma olen niimoodi, tere, sa meeldid, mulle hakkame käima. Mis on tegelikult nii siiras ja lihtne ju. Samas võikski olla ju tegelikult, miks need mängud on.
see mängud on ju minu arust nii väsitavad, nii et mõelda, et ma ei tea, ma meeldin, on ju, sa meeldid, et me hakkame siin siis üksteist tundma õppima või näitame välja, aga ei, me peame mängima kõigepealt nagu mingisugust mängu. Kättesaamatut ja põnevat ja viskan toru ja ei võtta, ei vasta sõnumile. Ma ei tee sellist asja, mul ei ole aega nendeks mängudeks elus. Kinni või kirjutan mu sõnu, mis ma loen seal läbi, ma mõtlen, mis ma vastan ja ma vastan, nii lihtne see elu ongi. Aga kuidas mehed sellega tegelikult toime tulevad, selle konkreetse selle sinuga? Selle ausa sinuga? No ma arvan, et see ongi nagu see, et tahab, võib-olla see tõmbab nende, äkki see ongi see, et mees tahab lahtida ja olla mees ja see on liiga sirgjooneline kõik, võib-olla liiga lihtne, liiga naiivne või liiga ehe ja see ehedus on hirmutav, ma ei tea. Mina mõtlen seda, et kui näiteks ongi kaks inimest, kes mõlemad tahavad suhet, teavad, et selle suhte taga on vastutus, kohustused, rutiin, kõik muu sellised asjad ja ma tahan suhet. Miks ma siis peaks tahtma mängida? Järelikult selle suhte alguses ma tegelikult ei tahagi seda vastutust, rutiini ja tegelikult seda suhte igapäevaelu, vaid ma tahangi ainult seda mängu ja jahti. Aga see on, ma arvan, et see oleks jumala okei, kui see tuleb läbi rääkimisse. Aga keegi ju ei räägi. Ei, neid ei räägitagi. Miks? Arusaamised lähevad täiesti viltu. Üks hakkab juba kodupesa punuma ja teine hakkab alles mõtlema, et kui ma homme ära viin, siis mul on 2 tšikki veel, kelle helistada ja ongi pekkis. Et selles mõttes kuidagi see ausust on vähe. Kus see segadus siis tekib tegelikult? Et mõtlengi, et inimesed ei räägi. Sellest ma olen ka täiesti tänaseks aru saanud, et inimesed tõesti ei julge öelda. Ma olen päriselt coachinud nii-öelda oma teraapia kliente dating faasidest läbi. Et Grete, mida ma teen, et kuule, saad aru, et me oleme nüüd siin maal asjaga juba oleme alustanud, teitinud mõned korrad, et mis ma nüüd teen? Ma ütlen, et mida sa tahad teha? Et nii, mulle väga meeldib see naine, ma tahan taga suhet, ma ütlen, aga siis mine, istu maha ja ütle talle seda. Ja, aga sealt maalt ongi inimestel see millegipärast see error, et ei julgeta võtta vastu seda infot, mis sealt tuleb, mis siis, kui ta ei taha, eks ole. Aga väga hea, sa saad selle teada varakult, enne kui see mängud ja kõik see, ma ei tea, kõik see, trullalla seal vahele tuleb. Sa saad selle teada ju siis, kui sa oled juba nii palju panustanud, et milleks seda, eks ole, et saada teada, et kas teisel on sama eesmärk, te ei pruugi võib-olla kohe sobida, aga väärtushinnangud või eesmärk võiks olla sama, aga seda võiks ju saada tegelikult suhte algus välja öelda. Vähemalt öelda kuidagi vestluses, et sa ei pea nagu minema kohale ja ütlema, et tere, kuule räägi, mis suhet sa muga tahad. Aga no kuidagi nagu kas siis esitada küsimusi, ta ei julge küsida ka midagi. Miks? Miks? See on just see, et seda kardetakse seda vastu, et kas sina oled just tajunud seda, et kui sina lähed nii otsekohaselt, siis on kardetud? Kindlasti. Pigem ja siis on see, et ma panen ta parem friendzone'i, siis täpselt see on liiga palju, kõik oli nagu nii selge ja mulle tundub nagu see, et äkki seal on siis mingi jama, vaata. Et kui inimene on nagu liiga ehe ja aus, siis miks ta seda on? Ja miks on inimene liiga ehe? See on vist ehmatav. Muidugi, sest kui ma tulin Eestis, ma elasin ju 10 aastat New Yorgis ja tulin tagasi. Esimene asi, kui ma telest läksin, oli see, et issand, see on ju täielik narkar. Ainult lõkerdab ja naeratab ja kogu aeg on nii sõbralik ja jumala aina all kindlasti. Ja, aga see oli New Yorgis tavaline. See on üldse minu isiksuse juures tavaline olla kõigiga avatud ja ehe ja aus ja sõbralik. Selleks ei pea aineid tarbima, selleks on lihtsalt minu natuuris ei ole olla pahur, porisev ätti või vanamutt, kellel on kõigile sitasti öelda. See ei ole mina. Aga üldse see USA tegelikult, kui sa olid seal nii kaua, see ju soodustas seda sinu karakterit või sinu olemust, on ju, et seal oli ju see loomulikum. Muidugi see ja see Keep Smiling pole mingi selles mõttes, et see oli see jälle see eestlastäti, ameerikastel on Keep Smiling. Tegelikult on täitsa tore, kui inimesed on sõbralikud ja ütlevad sulle tere, kuidas sul läheb. Ja ma ei pea alati kõigil oma elu ära rääkima, aga parem on see, kui keegi ei teret. Aga täna muidugi Eestis palju asjad paranenud, et see ei ole üldse nii suur probleem. Me oleme natukene järgi jõudnud selle naeratamisega. On väga palju sõbralikke ja meeldivad inimesi ja noored on eriti tulevad järgi on ägedad. Noortel on jah, see väga... Nii. See energia, mis sinuga siin on nagu mul tuleb nagu mul küsimused jooksevad mõttes ja siis ma kuulen sind ja nii edasi, seda on nii äge on sinuga siin koos istuda ja jooksite 10 küsimus, järsku kadusid kõik ära. Et millist, kui sa praegu kujutad ette või visualiseerid või mõtled või milline see suhe peaks olema nüüd täna
kui noh, ma tean, sa lähed date'ile, ma ei tea, mis on sinu eesmärk või mis on sinu suund. Ma ei tea üldse. Aga nagu isegi kui sa mõtestad täna ennast üldse nagu, mis võiks olla, mida ma tahan? Ma tahan teha asju koos. Ma tahan näha, kogeda, minna, plaanida mingeid vahvaid plaane. Ja viimane, mis seal nimekirjas on mingi luksusrestoran ja luksushotell, vaid pigem just sellist nagu seiklusrohket koos olemist. Võt seda ma tunnen puudust. Ma tahaks nii väga kellegiga minna kuhugi, ma ei tea, see nali ongi, mul sõbrannad alati öelnud, ja muidugi mine kohe reisile, aga no see on nagu see minu mõte, et see ei tähenda nagu reis, aga ma ei tea, sõida ette, ütle, et kuule, sul on 5 minutit aega, mul on piknikukorv, let's go, vaatame, kus me selle poti maha paneme. No, võt seda tahaks. Seiklust ja seikluse sees siis tegelikult ka mõnes mõttes ma saan aru, et sellist ühesuguseid eesmärke või? Et ühesuguseid selliseid arusaamisi või? Pigem nagu ma ütleks, et vaata seikluses on ka see asi, et seikluses sa ju tajud kohe seiklus, mis ei pruugi olla, ma ei räägi mingist ekstreemsusest, ma ei ole üldse nii sportlik, on ju. Ma ei tea, kus ma olin siis, kus sporti tehti. Põnevust nagu koos. Põnevust ja sealt tuleb ju kohe see, kas ma tunnen ennast turvaliselt. Kuidas tema reageerib kriisiolukorras. Ma räägin kriisiolukorras sellest, et ma ei saa siit üles. Anna käsi, kas ta anna. Saad aru, kui hoitud ma olen, kui äge on see läbimõeldud teekond. Ma ei eelda, et inimene peab tohutult palju plaane eraldi minuta tegema. Mul on sulle, ei. Mõtleme koos midagi välja, aga et ta tuleks muga kaasa. Anna mulle käsi. Lähme. See on see, mida ma igatsen kõige rohkem suhtest. Selles mõttes ka sellist ja kirge. Ilma kirjeta mõistlikku suhet minu ellu vist ei tulegi mitte kunagi. Sind vaadates tundub see nagu võimatu, et kuidas see tahan tunda ennast armastatuna, tahetuna. Ma tahan tunda, et ma vajan, ma tahan tunda, et see inimene, kui ma teda eemalt näen, nagu teised kõik kustuvad ja olla armunud jälle, seda tahan ka. See on mõnus tunne. Mida sa suhtes nüüd tahaksid luua või mis on sinu, sest et sa näed selles mõttes, kui sa räägid, näed välja justkui, et sa tead, mida sa nüüd tahad. Et siis, mis on see, mida sa tahad? Ma tahaksin, et ma elus oleks mees, kes näiteks mingitele täiesti igapäevastele asjad ütleks, ära sa sellepärast muretse. Ma teen selle ära või see pole sinu asi, et mina muretsen nende asjade eest. Et olles nagu üksik ema olnud hästi pikalt ja ka tegelikult nagu finantsiliselt, see on suur viga, mida ma tegin ja tegin mitu korda elus, aga olles nagu finantsiliselt ka paremas seisus kui su mees kõrval, siis sa tegelikult teed kõike. Ja ma ei taha neid rehve vahetada ja ma ei taha tegeleda sellega, et ma ei tea, need kardinad tuleb üles panna ja ma ei taha mõelda selle peale, et see pesumasin tuleb kuhugi viia. Ma ei taha neid asju, ma tahan, et see mees oleks nagu mul sõbranna ütleb, et oi, mina ei tea sellest auto hooldusest ja parandusest küll mitte midagi ja ma olen nagu, issand jumal, võt, kõige tavalisemad asjad, et on asju, mille peale ta ütleb, et ma tegin selle juba ära või et need ei ole üldse sinu probleemid, ma ei tea, sina mine käi juuksuris. No võt natukene, et mees, kes annaks sulle võimalus olla natuke rohkem naine, sest tema jaoks need tavapärased eluolmeprobleemid on nii lihtsad. Ma olen alati mõelnud, et minu jaoks on lihtne suhelda inimestega, sinu jaoks on lihtne teha, ütleme ka selliste inimestega tööd on ju. Aga rehvivahetus ei olegi meile mõeldud, et palun tule mu ellu keegi, pane nüüd talverehvid sinna kuradi kuuri ülemisel riiulile ja ma saan elada edasi. Et siuksed, nagu naisena ma olen väsinud, et mu elus on nii palju selliseid mehelikke kohustusi ja siis öeldakse, et oi, mulle meeldib naiselik naine, kes on õrn. Kus ma saan õrn olla? Mul ei ole aega olla õrn, sest see kuradi kardin tuleb ikka üles panna ja need rehvid tuleb ära vahetada. Ja siis ma käin kuskil enesearengulaagris, hingam ennast naiselikuks. No jah, ja siis ma tulen sealt välja, ütlen, okei, homme mul rehvi vahetusaeg. Tegelikult. Ja ma olen nagu, ma 3 päeva ja las seal ma olen nüüd naine, aga rehv tuleb ikka alla panna, sest muidu ma saan politseilt trahvi. Vot sellised tüütud asjad, et see jääb tegelikult isegi lõpuks vihale. Et sa tuled sealt välja, sa tahad sellesse jääda. Jaa, muidugi tahan jääda. Aga rehvi vahetusaeg oli piip-piip või mingi, ühesõnaga
mul lõi mingi selle, et kuskil on roosa vedelik sul pagastikus ja keegi ütles mulle ja see tuleb panna sinna tosool või mis asi see oli või tosool või mingi ühesõnaga, et sul on seal aknapesuvedeliku auk ja siis sul on seal teine, kuhu käib roosa vedelik. Vaata, et see läheb maksimumi, kui sa seda avama hakkad, siis see tuleb õudse survega lahti, vaata, et sa näkku ei pane endale seda kuuma auru, ma olin nagu that's it. Ja siit mu kuradi enesearengulaager läks. Nuke tunne, et kääriaga käisid üles ja keerame kapott lahti. Ühesõnaga, see oli nagu siuke korralik litakas welcome back to the real life bitch. Sinu elu on nagu, said natuke naiselikult uljuda kleidis, aitab, mine panema repid korda. Ühesõnaga, et võt seda kõik tahaks, et oleks mees, kes ütleks musi, rahu, on ju, või arved. Palun, kas ma võin mingi teatud summa kellega arvele saata ja kes need maksis, millal neid maksti, kus keegi midagi ajab, kõik on nagu, okei, selleks võib raamatupidajaga võtma, selleks võib meestelt. No, aga lõppkokkuvõttes annab kõiki asju leida kuskile mingi teenindaja või teenusepakkuja, aga see ei ole see point ju, see ei ole see mõte, et tegelikult see hoituse tunne. Ise, kui mina siin vaatan, siis sa oled väga naiselik naine, et kus siis meestel jääb vahepeal siis see nagu see error, see koht, et nad tunnevad, et sa teed ise ära kõik see. Kus? Ma ei tea, sellepärast, et tule ja tee see samm ja vaatame, kas ma siis ikka tahan kõike ise ära teha. Sest et ma ei taha nagu öelda, et mehed on mökud, aga kohati lihtsalt ma olen nii palju kiirem kõikides asjades. Ma ei jõua oodata nii kaua mingeid asju, Või nagu kuidagi oli, kus see oli see, et kuldsete kätega mees on väga tore mees, aga kui nii kaua, kui ta sinuga koos on, nii kaua sul uut pesuvasid ei tulegi, ta muudkui parandab. Tegelikult tahaks, et ütleks that's it, ostab uue, ja ühesõnaga sellised nagu mehelikke otsuseid oma elus puudu. Aga nemad nagu ei julge või ma ei oska öelda, nagu lasevad lõpuks ikkagi, ma ei tea. Kas siis sa oled valesid mehi siis ligi tõmmanud, ma vaatan. Kindlasti täielik sita magita. Pikaajalise suhtes nagu nad kuidagi ühel hetkel nagu... Ei, mul ei ole üldse pikaajalise suhte palju olnudki, et see 5 oli juba nagu wow, ma võin endale ordeni panna seina peale. I did it. Et eks see läheb lappesse väga pikalt, et mul oli väga palju paariaastaseid suhteid ja on ka sellised suhted olnud tegelikult elus, kus ma üsna suhte algus saan aru, et see tegelikult ei toimi, aga kuidagi on juba nagu sõit sees ja väga hull ka ei ole nagu ikka, siis natuke aega sõidame veel, on ju. Et sellist, ei saa, ütleme, et suhte nõusta, et minust ei saa, sest suhted on mul lühikesed, eks ju, et inimene, kellel on olemas kogemus, ma olen olnud abielus 10 aastat, eks ju, aga see läks ka lappesse lõpuks ja see läks, sealt see reetmise tunne tuligi, aga see selleks. Et eks need, mis ei tapa, teeb tugevaks, nii öeldakse, aga tegelikult kas peab nii palju haiget tegema ühele inimesele, et ma arvan, naised tuleks palju rohkem hoida, et ma ei ole üldse nii ära teeninud seda lahmerdamist. Aga küsimus ei ole ju tegelikult nendes meestes, küsimus selles, et kui sa oled südamega asja juures ja sa avad oma südame, siis sa saad ka haiget. Aga kui ma seda ei teeks, siis see pole minu jaoks mitte mingi suhe. Siis ma võin trammiga sõita. Et nüüd ongi nagu see, et neid pisarad on palju olnud elus, aga ma ei tea, kui minul ikkagi on olnud elus suhe, kus ma päriselt nutan ja olen kõveras maas, siis on sellest ka mulle midagi meelde jäänud. Ja kui seda ei ole, siis sa ei kvalifitseeru suhteks minuga. Et kui sa oled seal kirglikult sees. No nüüd on, nagu me enne rääkisime, nüüd ma siis proovin teha seda nagu step by step natuke rahulikumalt, et kireks ja sümpaatia peab olema, eks ju. Aga ma võib-olla tõesti nagu sest ma hakkasin ise ka analüüsima, mul on väga tored sõbrannad, kes ütlevad rahu, sul on aega, ma olen sellega nõus, tegelikult on päris tore challenge olla korraks väljakutsena endale, et võtakski aega natuke, vaataks, mis sest tuleb. Kas ta meeldib mulle kui mees, kas ta meeldib mulle kui partner, kas ta meeldib mulle kui bioloomast sõps, on ju, kellega panna klubis kell 5 hommikul. Et mis ta, kas ta meeldib mulle kui mees, kellega kodus teleka ees kaisus olla, on ju. Kui see on, siis on juba väga suur asi, eks ju. Kas teile üks asi, mis peab olema mehes minu jaoks number 1 tegelikult on see, et kui me mitte midagi ei tee ja me oleme kahekesi ühes ruumis ja sa kõnnid ringi, siis see õhk, mida sa liigutad, sobib mulle nii hästi, et mul tekib see,
sa oled siin, vot see on number 1 asi tegelikult kõikidest asjadest. No me oleme rääkinud red flagsidest, eks ole, me oleme rääkinud sellest, et mis sinuga nii-öelda eetriväliselt, et mis on need red flagsid, et jõuda ka selleni, et et ära tunda, et kuidas ma tean, et see inimene võib olla ühel hetkel ahistab või kontrolliv, aga tegelikult, et mis on need dating tipsid tegelikult, et kuidas ma üldse inimesega kokku saaks, et tegelikult see on minu arust nii suur error vallalistel praegu Eestis. See on minu arvates, mis sina arvad? No ütleme, mina isiklikult võttes üks asi, mis mulle alati töötab, on see, et sa tuled otse juures, lihtsalt sa ei passi, vaid sa tuled, ütled tere, sa meeldid mulle või et tere, ma olen kogu aeg tahtnud suga rääkida või tule juurde. Ma olen jumala inimene, tule. Mul tähelepanu on kohe paigas. Kui inimene astub üle kõikidest nendest telest ja ma siiamaani sellest jutud, teeme pilti, ei, tule lihtsalt räägi, kui ma sulle päriselt meeldib. Kui ma sulle ei meeldi, siis ära tule. See on üks asi. Teine asi, mida me ka enne sinuga arutasime, mõelge läbi kõik oma tuttavad, et kui sulle keegi inimene meeldib, on see su vallaline, ma ei tea, töökaaslasest sõbranna või on see su mingi äge töökaaslane mees. Mõelge läbi oma tutvusringkonna kõik variandid, et ma olen jumala veendunud, et kuskil sa tead kedagi, kes võiks selle inimesega kokku saada. Kas nende keemia omavahel töötab? See on nende 2 asi. See õhtusöök või see kohtumine, on see mere ääres jalutamis, sealt temad lähevad ise edasi. Sa ei ole mitte millekski rohkem ju kohustatud. Aga tee see samm, viige inimesi kokku. See on nagu mingi Ameerikas, sa ei lähe elu sees ja tule keegi su juurde, nii nagu ma ütlesin, tule räägi. Ei ole sellist asja, sa ei pea otsima kedagi. Inimesed viiakse kokku läbi sugulaste, läbi tuttavate, läbi töökaaslaste, nagu mingi onu, lellepoja, tütre, vend on täpselt sobilik minu sõbranna, ma ei tea, kellegile. Neid nagu sellist, kuidas öeldakse siis, mis see matchmaker on siis nagu, kuidas matchmaking on eesti keeles? Ühesõnaga, paari sobita, kosamoori, mängige kosamoori natukene. Ei pea kedagi panema nagu peapidi voodisse kohe kokku, aga võib-olla sellest, et käib see jõnks läbi ja mõelge, kuramas, et täitsa sobiks oma jälle. Ma kuulen väga tihti seda, et mul on üks selline lahe sõbranna, kes on täpselt sinu moodi. Seda väga tihti, see on väga tore. Või et ma olen mõelnud, et minu tädi sinuga, teil oleks koos rokkida tore. Täpselt samas suunas arendage oma aju, mõelge, kus on need mehed nendele naistele, kes on üksinda ja kus on need naised nendele meestele, kes on üksinda. Tegelikult on kindlasti palju väga ägedaid, toredaid inimesi, kes täna on üksinda. Ja teiseks, need samad väga ägedad toredad inimesed võivad olla täitsa ühtemoodi haiget saanud. Et ei ole jälle seda, et tema on nii katkine või tema on nii hirmunud. Aga võib-olla kui see katkine ja hirmunud kokku panna, siis nad hakkavad teineteist toetama. See on tulnud kuskilt pasast läbi. Kas see on variant? Et ei pea kartma nagu teha see esimene samm. Kas siis kõrvalt vaatana viia kokku või siis ka ei pea kartma tulla ligi ja öelda, tere, sa meeldid mulle. Mina võiksin iga päev käia ja öelda inimestele seda ja ma ei tea, see ei ole nagu häbiasi. Minu arust igasuguste nagu otsekoheste komplimentide või oma tunnete avaldamine. Ma ei tea, hakake harjutama seda, mõelge selle peale, et ütled kellegile, et sul on ilus naeratus või kellegile, et tal on kena kleit või et täna näeb huvitav välja. Hakake sealt pihta, küll siis see lõpuni julgus tuleb ka öelda minusugusena naisele näiteks, et tere, sa meeldid mulle. Ma oleks kohe käpuli. No enamus suhteprobleemegi, kui ma kuulan paarid tulevad. On rääkimine. Komplimendi tegemine. Tegelikult, et see, et sa arvad oma partnerist mingis osas, kas sulle meeldib tema siis välimus või mis iganes, seda komplimenti on lihtsalt või seda tänu või seda aitäh on nii raske öelda välja. Et siis mõtlengi, et täpselt samamoodi see, et ma tulen ja näiteks võõrale ütlen, et kuule, et sa oled juba äge, et ma sealt taga ma pean juba nagu siis, ma ei tea, kui panna ennast nagu mehe kingadesse, et ma lähen ja ütlen, et ta läheb enne koju vist. Jah, just, et ma püüan samal ajal, kui sa räägid, et püüan nagu ette kujutada, et kuidas see mees nagu teeks seda, siis mis on minu arust, ma ei oska öelda, välismaa on suur ja lai, eks ole, aga mis on selliste
võib-olla välismaal on see, et inimesed ei tunne nii palju üksteist, meie väike riik, inimesed tunnevad ja teavad ja kardetakse seda viga teha või korvi saada või et ma ei meeldinud, aga tegelikult ükskõik ju, mis vahet seal on, kui ma sellele inimesele ei meeldinud, minule ta meeldis ja minu tunne võib ju jääda minu tundeks. Ja kui tema ütleb, et temale ma ei sobi, see on täiesti okei. Aga just seda okei tunnet, et ma teisele ei meeldi, aga mina sellel hetkel astusin selle sammu, et aga võib-olla see küsimus võiks olla peas, mis siis, kui ma meeldin. No, et just see, pigem on see negatiivne ja siis ei tehtagi seda. Et taha lolliks jääda, mis siis? Nagu sa just tõid välja selle, et mis sa passid. Just tule räägi muga juttu. Et see on nii tobe vaadata, tänapäeval täiskasvanud inimesed on ennast ju tegelikult välja minnes või seltskonda sotsiaalsesse olukorda ennast viinud, ilusti riidesse pannud, nii-öelda üles sättinud ja siis on tegelikult iga üks seal nagu justkui muuseumis selline mingi vahakuju, et ma nüüd siis ootan, et keegi mind tahab või et aga nagu sellist julgust, et ma lähen ja tegelikult vaatan ringi, et äkki mulle meeldib keegi või pigem nagu kuidagi see vaade või see tähendab, see on see üks osa sellest, mul on mõtteid erinevaid, aga see on üks selline mõte, et nad jäävad nagu igaüks nagu ikkagi sellise nartsissistlikult mõtlema ehk et mina enda keskselt, et mina olen nagu siin nüüd, ma käisin duši all, pesin hambad, panin nüüsti riidesse ja tulin siia nüüd nagu nüüd, ja nüüd siin on see stopp. Aga tegelikult see, et sa riides või duši all käisid, see on lihtsalt kõigest nagu väike 10%. See ülejäänud 90% on see, et see tegelikult viiks nagu järgmise tasemele ja mitte selleks ei peaks ju tegelikult täis jooma ennast, et olla siis see outgoing isik. Komplimentide tegemine naiste vahel Eestis on tohutult suureks läinud, et seda ma küll nii palju tuleks juurde, räägitakse juttu, tuleks mulle midagi ütlema, kes asib mu juuksed, see ei ole nagu selles mõttes mitte agressiivne, aga see hästi positiivne. Aga meeste puhul, kui keegi teeb, siis see on kohe nagu õhtu nagu, et vau, et äge, et ma mäletan, ma eelmine aasta Õlle-Sommeril vaatasin eemalt, kena noor mees oli, noor, aga kena. Seal vaatasin teda, siis ma nägin teda juba seal, siis kolmas kord mind ajas juba naer, siis ma muudkui nägin teda ja siis ma lähen sinna lõpukontserdile ja kõpsti ta seisab mul kõrval, teeb tere Krista ja mul on nagu, issand jumal, sa oled nii noor, ta ütleb mulle, lähme kohvile ja ma ütlen talle uuesti, issand jumal, sa oled nii noor, ta ütleb, ma ei tahtnud mitte midagi muud, ma ütlesin, lähme kohvile, et sa meeldid mulle. Ma käisin temaga kohvil. Väga tore oli. Ta oli väga-väga noor. Tal ei olnud mitte ühtegi nagu sellist tagamõtet või vähemalt mulle jäi mulje, et tal ei olnud see, et tavai peame kihlama lähen, kui sulle endine kohvi. Ei olnud seda. Jumala tore võiss oli. Ma käisin kohvil, oli kõik, et selles mõttes, et aga ta jäi mulle kohe meelde, sest ta ütles mulle kohe, et ma ei tulnud sul kätt paluma kohvil. Aga nüüd ma saan aru, miks sul nüüd nooremad. Jaa, sest nad julgevad tulla. Just, nad on julgemad. Et see noorem generatsioon ongi meil julgem. Ja see ongi lihtsam suhestuda. Näiteks sinu energia on väga noor energia. Tegelikult, kui sa oled selline aktiivne ja seltskondlik ja selline vahetu oled sa, siis see on väga noore energia. Et selles mõttes see sobitumine mulle tundub siin on väga loogiline, et miks sulle nooremad meeldivad. No nendega, mulle võib-olla on ka see lootus veel, et nendega saab veel seigelda, et see teine istub kodus ja poriseb. Et selle porisejaga võivad teised seal kodus istuda, et see seiklemine jällegi minu mõttes ei ole, see seiklemine on nagu lihtne, seiklemine peab olema lihtne, et ma olen ka selline hästi autentne reisisell, et ma ikkagi paneks seljakoti selga ja läheks kuskile kuuks ajaks taisse, vaataks, mis saab või matkaks, avastaks mingit maailma, et selleks ei pea kindlasti olema nagu väga-väga, ma ei tea, luksust ja finantsi ja ma ei tea mida, et pigem siis nagu äkki sükest nutikust, kuidas kõike seda põnevalt elada, et see oleks väga tore. Ma nüüd manifesteerin endale seda meest, kes on vanem kui see noor ja on hästi seiklusimuline ja ei porise seal kodus ja siis tahab mu rehvid ära parandada ja siis vahepeal viib õhtust sööma ja siis me oleme happy ever after õnnelikult koos. Juhu! Siin on nagu see koht. Ja vaatame, kust ta siis tuleb, et kõik mu meeled on valla, et ma olen praegu sellises magnetstaadiumis oma elus, et tuleb hästi kõvasti universumisse käest mõtteid
mõtted öelda, et äkki siis läheb õnneks ka? No öeldakse, manifesteerimine on energia, on ju, ja sina panid selle energia väga tugevalt siia praegu, et ma lähen ja võtan ja lähen ja teen ja olen kindel endas. Et see kindlustunne, et ma olen otsustanud, selles ongi nii palju seda power'it, et sa selle saad. Et ja ma saan sellise vanus ära piiritlema, kui ma istus koju ja tuleks. Me oleme teinud teraapias, oleme teinud neid klientidele, et okei, milline see mees või naine siis olema peab, on nimekiri ja siis on mingid asjad ära jäänud ja reaalselt see manifesteerimine päriselt on toiminud ja nad on tulnud ja öelnud, et Grete, ma hakkasin seda listi pärast järgi vaatama, me tegime kõik, mingi kõik vaatasin, et kõik klapib. Aga me ei pannud ju, et ta oleks vallaline. Ja näiteks. Vallaline. Ja just. Näiteks, ongi. Suurte lastega, kellel on lapsed täiskasvanud, et ta ei tule mulle nagu esimesele teidile ja meil on ülitore, me matkame ära ja siis ta võtab oma 7 jubinat ja tuleb juurde koju nende lastega, seda ma ka ei taha. Ma olen oma lapse suureks kasvatanud ja järgmised lapsed, mu elus on mu lapselapsed, aga sinnamaani ma tahaks meest, kellel lapsed on seal ja mina olen mina. Ja teine asi muidugi, mis on nagu elementaarne, mul sõbrannal oli juhus, kus ta leidis nii laheda mehe ja siis midagi tekkis selline siuke mõnus vestlus ja nii. Ühesõnaga nad jõudsid õhtul tema juurde, kuna tal oli place. Ja siis see mees, nii-öelda võluv, kihvt mees, kes tegelikult oli talle suhtes võõras, tuli sisse ja kuna tal olid suured koerad, siis ta ütles, et oi, issand, kui suure koera, need saadame varsti vanaema juurde. Loomasõbraga peale, loomasõbra kohta on see nagu esimene viga. Selle peale ütles see tüdruk, oi, kui tore ja sina lähed sama tien uksest välja tagasi ja tegi nii. Pani teleka käima, võttis koerad kaisse ja vaatas õhtut ja ütles, küll on tore õhtu, et ta peab armastama loomi ja mind ja lapsi ja minu elu. Et see list on tegelikult vajalik, et aitaks seda fookust hoida nii-öelda endal, teadvustada tegelikult enda jaoks, et millega ma lepin ja millega mitte, et ei lähe selle vooluga, esimese vooluga selle nagu siiamaani olen läinud. Nagu, et esimene tunne on õige ja lähed kaasa ja siis ühel hetkel vaatad, kus sa sees oled, et see inimene ei olegi nagu see inimene. Ja paljuski on see väga minulik. Minna esimese vaimustava tundega ja lennata täies ajaga suhtesse ja saada aru, et kas sa nüüd lased ennast jahtida või? Ma ei tea. Teate, et täna on nagu lihtsam, sellepärast mul ei ole vaja lasta ennast jahtida, mul polegi aega. Ma olen oma elu väga tihedaks sisustanud ja väga põnevaks enda jaoks teinud. Ja kui on äge inimene, ma leian kohe ta jaoks aega, aga mul seda vabalt ei ole, mis tõttu jaht on juba sellest, et sa selle aja selle vahemiku sealt kätte saad. Et see ongi see väike jaht, aga ei, ausus, ehedus, siirus, soov rännata, reisida, olla vallaline mõistlikus vanuses ja mitte poriseda juba ongi väga hästi. No su soov tundub realistlik. Ja väga realistlik, tundub väga loogiline, et siin ei saa mitte midagi ju mööda minna. Valesti ei saa minna mitte midagi. Ja, et selles mõttes, vaata, mul on ka väga suur eelis, võib-olla paljude naistel, mul ei ole vaja luua täna enam perekonda, suurendada oma lastevarusid, eks ju, selles mõttes, et need asjad on tehtud. Mul on hing rahul, ma olen saanud kanda valget kleiti, ma olen saanud öelda kirikus ja järgmine kord, kui ma peaksin abiellu, ma olen seda alati öelnud, on kindlasti niimoodi, ma ärkan mäluaugus Las Vegas ja vaatan, johhaidi, mul on sõrmus, kes see on? Võt see oleks äge. Või lihtsalt kuskil hetkel tuleb see, et tule mulle naiseks, jah, ma tulen homme, vaatame edasi. Aga see on nagu show minu elust, üks story, mida võib-olla kunagi raamatusse kirjutada. Aga põhimõtteliselt on see oma elus tehtud, kellel see on tegemata. Mõistan täielikult, kui ei ole saanud tunda seda tunnet, keegi palub su kätt või tahad mehele minna või et lapsed on olemas, siis me oleme hoopis teises kohas. Me vaatame hoopis teistsuguseid asju ja me ikkagi otsime lapse isa. Lapse isaga käivad koos mingisugused teistsugused väärtused, on seda päris tore on, kui sa saad kõik selle ühe all in one mehe, eks ju, et on su lapse isa, kes jääb su elukaased. Ma arvan, see on unistus. Minul kahjuks ei tule seda kogemust üldse kunagi. Ma ei näe ette, et minu elus oleks 25 aastat sama mees, on ju, muts maha nendest, kes on seda tahanud teha. Aga tegelikult sa pikaajalist suhet nii-öelda mitukümmend aastat praegu, see ei oleks ju eesmärk.
ma ei näe ennast selles, aga jumal, kui kujuta ette, me istume sinuga 25 aasta pärast siin, tudise huulevärv on niimoodi üle, kõik niimoodi koossuvahed. Ei, no kuule, ja see mees on ikka kõrval. Ei no selleks ajaks issand on, ma ei tea, mingi 70 on uus 40. Tolleks ajaks juba, ega siis on uued asjad välja mõelda, kuidas me nooruslikud välja näeme. Täpselt samamoodi siin jalg on üle põõra niimoodi joogapoosis ja ütlen, et ta on ikka siin. Ta pole ära läinud. See oleks ka tore. Annan vabaks kõik teed. Vaatame, mis tuleb ja võtame vastu huviga igasugused sellised väljakutsed, mis meestega on seotud, sest mees on paras mõistatus. Ja ei mängi ühegi mehega, mitte kunagi rohkem. Pole kunagi mänginud, ei mängi ka. See tundub, et sinu puhul on selline, mis jääb nagu millest sa oled kindlameelne, et see mängu sa ei taha, sa ei ole selline isik, nii edasi, et nüüd sa natuke mingit taktikat mõnda sa oled nagu siis nii-öelda võttud endale, et sa lähed nagu natukene rahulikumalt, et mitte ülevoolevalt ja see on siis nagu ka mõnes mõttes selline kaitse, mis aitab siin tegelikult ka haiget saamisest, mis on loogiline või loomulik. Me peaksimegi ju tegelikult enda vaimse tervise eest kõige enne hoolitsema, eks ole, et ma saan aru, et see tundepuhangud võivad tulla, aga jah, et kui see tundepuhangu osas meile satub siis näiteks mees, kes ei taha sama pakkuda, mida sa väärt oled, eks ole, siis ta võib ju sulle jälle haiget teha, et see on meil kuidagi siin Eestis ikkagi väga palju on isiksushäireid, väga palju on nartsissismi, väga palju on jaburat egotsentrilisust, millel ei ole üldse mingit ei ole vajadust, ei ole mitte mingisugust tegelikult, ei aita suhetele kaasa ja et suhtes saavad ikka olla kaks inimest, kes on empaatilised ja kellel on ühised väärtused. Ja lugupidamine just. Aga isiksushäired nartsissismi puhul näiteks või psühhopaadi puhul lugupidamist ei ole. Algselt juba see on mäng ja see ära tunda, nagu sa enne ütlesid, et sul on ka olnud. On olnud. Mul oli, ütleme, mis ta oli, see suhe oli päris, seal oli palju põnevaid asju ka, eks, nagu ikka. Ja palju reisisime palju ja üks asi oli nagu tšekk. Aga mis oli uskumatu, oli siis, kui ma lõpuks eemaldusin korraks, võtsingi oma 7 asja, panin jooksu, oli nagu, me ei elanud isegi koos. Aga oleks ma koos elanud, ma arvan, ma oleks selle selginemise jõudnud palju varem, et seetõttu see oli väga nutikas temast mitte tahta olla nii palju koos, et sai nagu eemalt. Aga mis oli uskumata, oli see kord, kui ma ei unustu mitte kunagi ära, kui ma olin ära kuskil ja ma olin juba nagu eemaldunud ja ma olin päike paistis ja ma olin kuskil üksi rannas ja ma olin nagu kui on olla. Ja siis ma nagu hüppasin püsti, mõtlesin, et täitsa lõpp, see ei ole minu mõte minu peas, et mul oli istutatud sinna kõike. Sa ei ole ikka väärt tegelikult, ega see töökoht sul ka midagi eriusta, vaata, mis sõbrad sul on, mõttetud sõbrad on, vaata, kui et mina sul olen olemas, kui sul mind ei oleks, sa peaks nende mõttetute sõpradega olema, milleks sa sinna lähed, oleme parem kahekesi kodus, hakkas ja see käis selline ehitus, et sa ei saa arugi, kui sa oled kaotanud oma väärikuse, oma enesekindluse, oma uskumuse, kahtled oma sõprades, kahtled kõiges. Ja siis on tema nagu siuke rüütel, kes su kahtlustele vastuseid annab ja tekitab sulle tunde, et sa peadki kahtlema, sest su elus ei olegi mitte midagi väärt ja toredat, aga mina olen olemas ja seetõttu, kui mina olen siin ja kui sa minu sõna kuulad, siis ongi elus nii hästi. Et see piitsaprääniku reegel on jube asi. Et nagu justkui teha siis ennast nagu päästjaks, et sina, kes sa oled kahtlev, ma sind siis aitan. Ja, sest kui mind ei ole, mis sust saab siis? Jah, mis sust siis saab, kes sa siis oled? Ja kui sa muga hästi ei käitu, ma lähen ära ju. Ja mis siis saab? Siis sa oled ju käpuli. Sest vaata, kus sa elad. Sul on mõttetu naine, mõttetud sõbrad, mõttetu töö. Sa oled täiesti nagu null, mingis konnatiigis on ju. No nagu see jutt käib. Aga mina. Et see on nagu üks selline uskumatu kogemus jälle. Kui ma sellest täna isegi räägin, siis on täpselt see, et keegi oleks mulle rääkinud selles suhtes, ma oleks olnud loll oled peast. Tule välja sealt. Ja ma sattusin sinna. Et jällegi nagu,
no sinna ei ole tegelikult väga raske sattuda, seda on just nii Nad kerge. on nii professionaalsed. See on nii ära õpitud, esiteks, kui nad on juba kogenud sinna üle 40 ja siis neil on olnud juba enne ja siis, kui nad võtavad näiteks noorema naise, siis see noorem naine on veel eriti, ta ei tea mitte midagi, siis ta selle ja vanemal näiteks, võtame mehe ja naise niipidi, siis see mehel juba on nii palju kogemusi, et ta oskab selle noorema nii palju tugevamalt paremini ära lollitada. See on ka mul tehtud jah, nii et selles mõttes kogemusi on, aga siin ma nüüd olen. Mis ma selle kogemuste pagasiga teen, lõpuks istun seal otsas ja vaatan, et tegelikult pole elul häda midagi, võib ka üksi olla. Parasjagu sellist nagu mingit naiivsust on vaja säilitada selleks, et oleks nagu uus, seda tegelikult, seda siirust või seda natuke naiivsust. Või lihtsalt usku ja lootust, et armastus on ikka veel olemas ja armamine on veel võimalik, et ega see vanus tegelikult vahepeal lööb ikka, ka minusugusel lööb nagu kõikuma see tunne, et kus mis on ju, kus ta on või kas veel tuleb, aga tegelikult tuleb endale meelde tuletada ja lihtsalt uskuda, et mis sitasti see uuesti ja veel ja veel ja veel ja et lõpuks kuskil ikka on keegi. Meie jaoks kõik, igaühe jaoks on kuskil keegi. Mina usun nii. Et mul on väga tore sinuga olnud vestelda siin, et ma tegelikult oleks ju ausalt, kui ma ütlen ausalt, siis mina ja Erki ka seal selle kaamera taga kindlasti kuulaks sind veel ja ma usun, et see ei jää meie viimaseks vestluseks. Et ma soovin sulle edu sinu date'il. Aitäh! Rahulikult date'il, rahulikult. Et ma soovin tegelikult sulle seda, et sa jääks täpselt sama vägevaks naiseks, täpselt sama energiaga, nagu sul on, et see on sinul nii suur voorus, et sa seda kunagi ei lase kellelegi ära lammutada, et see on nii nauditav ja seda on mõnus on sind kuulata ja kui vahetus oled, et selline suhtlus siin viib mind täiesti sinu sellisesse lummusesse, et mul on väga äge olnud sinuga siin vestelda ja ma tean seda ka, et need, kes meid siin kuulavad ja vaatavad, tunnevad täpselt samamoodi. Nii et suured tänud sulle ja näeme mõni teine kord. Aitäh, armastame edasi, on ju? Aitäh.